sarnane, peremees arvas sama, et vaata, me paneme seda seemet, on ju, ja siis me paneme seda kuradi talki, ma ei tea, vist on talk see. Ja siis ma arvan, et see talk ei ole läinud igale poole, ehk siis 6, 9 ja 10. Tal pole talki sinna alla jõudnud, sest need olid ka persses ennem, aga nüüd need on head. See tähendab seda, et nendesse 3 pole seda talki nii hästi jõudnud, tõenäoliselt. Ja siis vaakum ei tööta nii hästi vist. Noh, davai! Zeljoni vaja, roheline vaja. Aga parem on. Ja vaata, nüüd ongi. Nüüd on mul kõik rohelises, ehk siis nüüd mul on kõik hea. Ja vaata, kui sa võrdled seda vahet, mis nii-öelda see oli mul esimene run, see on mul nüüd. Et nüüd on tõenäoliselt see, me paneme seemne ja siis selle talgi vaata on ja nüüd on see talg seal õigesti seal kuradi hammasratta vahel igal pool ja nüüd on see kõik on hea. Vaja smilest. Kuradi hommikul tahaks Vellot kuulata. Rannapiga. Vaja. Kui on kõvemalt jah. On piiga, kes meil jäi tule. Ma olen piibule järgi jõudnud. Piip on sinna juba kuradi seemne maa pannud. Ma arvan, et ma olen kuradi põllu lõpust hakkan talle vastu tulema. Kurat, ma pean siin nii palju pöörama ju. Ma saan nii vähe kuradi otse sõita siin ju. Noh, siis on nii. Aga mul on kuradi pooled seemned lähevad maha, kui ma siin kabja maha panen ju. No siis on nii. Mu kuradi rulli jäljed on siiamaani seal. Ja no muidugi on keegi mulle ära parandanud ju. Maja. Mingi loll on läinud sinna. No on loll, siis on loll, pole midagi teha. Kуда, bljada. Kuradi mul see disk läks kuradi sitta täis, ma arvan. Tagurdades võib minna sitta täis. Olen kuulnud. Pole veel näinud seda, aga võib-olla läks. Ai! Väga hea. Väga hea. Kurat. Kõrreti ma loodan, et see keerlema hakkas, ma ei viitsi su jamad enam. Perse, noh. Jop. Terve mees, kes siin kuradi päris pikalt sõitsin, meie venasi vaata taha või? Oligi see, et ma tõenäoliselt, kui ma oota nüüd kõrsikud. Kui ma seal pöörasin, ta ütles, et muld saab sinna diski sisse minna ainult sellel juhul, kui ma tagurdan. Ehk siis tõenäoliselt, kui ma pöörasin, siis läks. Ta ütleski, et kui sa nüüd kabi on sul maas ja siis tagurdad, siis on umbes 3 tundi tööd, et kõik need puhtaks teha. Ütlesid, et üks on see seal hullu, noh, ongi see pööramise pärast siin läks. Aga kui terve see on. Kuradi nii lähedal ma polegi olnud ühe põllu peal mingi teise pögaga. Kole, saab lehvitada. Ta näeb mind. Kole, okei. Ei näegi mind. Kurad telefonist passib raudselt raisk. Mis asja? Kuradi hakid mingi sarvu, mida sa räägid? Ta skipid ühte ja siis lähed sisse või? Ei skipi. Aga noh, kui sinna poole keerad, siis... Ai, selles suhtes jah, ma skipin, jah. 1, 2, 3, 4, 5. Aga pihta veid? 1, 2, 3, 4, 5. No okei, käi mõttis või? Korredi, lase mul tööd teha. Korredi, kui ma nüüd valesse pakku lähen, siis korredi tulen anna sulle pistoleida. Läksin õigesse või?
Haki minema siit, haki minema. Kuradi uus põka, mulle see ilgelt ajab närvi see. Ma ei tea, kas ma olen see perfektsionist või midagi. Kui mis jõuke asi autos ka midagi nagised, mind ajab nii närvis. Mida sa nagised, sa oled kuradi uus. Mida sa nagised? Ma saan aru traktor, aga sa oled totikas, sa ei tohiks nagiseda. Okei, davai. Ja see põld on valmis. Piip juba läks ees. Kas ma näen teda? Ei näe. Järgune põld on 60. Vival 60. Kingiks sulle 100 roosi, kui oled peaks see nime. Ongi kohe niimoodi, et sellel põllul kurat, ma vist ei ole näidanud seda rulli sulle. Igatahes meil on siin ka üks rull. Piip tegi sellega. Et siin põllul on tehtud, nagu sa näed, see kurat, ma loodan, et sa näed. Vist näed ikka, et siin on see pealmine hästi nagu sile. Ja siin ma nagu näen, et on parem. Sest see pealmine hästi sile ja siis nii-öelda see, kus see seeme läheb, ta on kohe selle nii-öelda see sileda otsa peal, ehk siis ta läheb nii-öelda nagu kõrgelt sisse, sest muidu seal oli see, et seal polnud see eelmine põld, seal polnud rull peale käidud, siis mõnes kohas oli see, et see vagu oli ikka siuke nagu ümar. Ja siis seal oligi see, et siis see läks nii-öelda sinna pao ääre peale ja siis see ei ole justkui nagu hea. Aga siin on kõik titi-miti. Probleem ka. Mul ju blander. Üks rõhv katki. Siin see rõhv läks katki seal. Või seal läks katki, siis ma võtsime ühe keskmise rõhvi ja panime sinna, sest et siin keskel justkui tegelikult hoiab see traktor seda kapja üleval. Aga seal ei hoia midagi. Aga kuradi, ma ei saa sellest üldse aru, sest nagu nüüd vaata kõik on rohelises. Ja vahepeal üks ei ole. Oleks siis nagu konstantselt mingi probleem. Aga ei. Jälle mingi mõte, vaata. Nagu naistega. Ei ole konstantset probleemi, on kogu aeg mingi väike probleem, siis tuleb jälle uus probleem. Võib-olla tegin liiga natukene. Ja no hull asi. Jälle üks põld valmis. Mein Kampf. Kuule, sa oled sisse positiivsega või negatiivsega? Oota, ma keeran ära. Keera ära, Kuradi, mul on mingi nusse. Ma ei saa seita hilli tunnis põhimõtteliselt sõitud, aga nii palju skippima. Ei no mul on ka vahe. Ma arvan, et palju sa seda kuradi talki panid? No 2 kotti ja mõnes on 2,5 kotti. Ei, talki. 2 kuupi ühele kotile peale ja 2 kuupi veel peale. Ma panin alguses 2, siis panin 1 kotti, siis panin 3 ja siis panin teise kotti ja siis panin ka 3. Mul oli see... Mul ainult algusest selle veel panna. No, mina näen, et mul on see probleem, et sellepärast ta skipibki, et korridi... Siis mul hommikul oli räige see nusse ja siis pärast läks paremaks ja nüüd lõpus oli jälle jama veits. Ja ma vaatasin kasti sisse ja põhimõtteliselt seda kuradi talki ei olnudki seal. Okei, ma panen põhja ka, ma arvan, see on hea
ei no jaa, aga mis number sul tagasi on? Paarisarv, no okei, siis ma lähen paarituga lähen sisse. Siis tuled paarisarvast välja ja. jah, no muidu sa jääd Heditšisse kinni seal. Ja. Kuule, miks mul kuradi külma ei puhu? No ma ei tea, sul on uus traktor, sul võiks nagu puhuda ja. No võiks puhuda jah. No mul on kuradi loo peal, eks ole, onju. Ja kuradi sooja puhub. Mul endal ka juba maru palav siin. Rääkisin peremehega, et me paneksime õhtul kotid täis. Eks õhtul on ikka kotid täis. Peast enne magamaminekut kotid täis ei oleks. No paneme täis siis, jah. Раз, два, три. Посмотри. Me oleme Piibuga rääkisime, et me märksime tund aega varem. Mõlemad oleme nii väsinud. Ja kuradi väga hea, et ma kuradi kirst tordil, et see kuradi põka külma ei puhu. Mul nii palav siin. Teeme uks lahti. No mis seal häda on? Ma kuradi filter on täis. Ei kuradi vaikus ei saa olla. Moskva Rassa 3. Kurat, selle plantimisega läheb ikka varu kiiresti. Jälle üks põld valmis. Muidugi need põllud, mida me praegult teeme, need on kõik maru viikised. Kus ma siin selle kabja nüüd tõstan? Aga ma näeme pikemalt, Palju ma tegin? Ma tegin 40 hektarit olen täna teinud. Sandra tegi ka seal pool midagi. See äkki on mingi 55 hektarit see põld või midagi sellist. Kuna siin on, vaata, ma olen rääkinud ka, et siin on 2 farmi. Ja mõlemas farmis me seemeldame, eks ole, Siis peremehel oligi see mõte, et no see põld, kus Filipe on, et kui see põld saab ka valmis, siis peremees ütleb, et siis ta on rahul, et siis me võime sinna taha minna. Aga me läheme sinna taha siis, kui seal nagu öeldakse, sellepärast oligi see, et kui meie siin kuradi hagu panime, eks ole, nemad kuradi jalad taevast puhkasid, siis neil on seda traktori tööd teha, mida mina tegin, vaata, see kuradi see ogadega rull, eks ole, neil on seda teha ja ehk siis neil ei ole põllud kõik ette valmistatud. Plantimine tegelikult see on kuradi mõnus töö, see nii kiiresti saab läbi see ja sa pead kogu aeg midagi tegema, et ei ole ainult see traktori töö, et sa ei ole traktoris 12 tundi järjest ei vahi siin. Sa ikka teed vahepeal kuradi vahet põldu ja kurat, viljagu ka valmis saama, kollaseks hakkab minema juba. Siin minust korjatakse vilja, no praegult on 28 september. Oktoobri lõpp, november vist korjatakse. Novembris vist, midagi sellist. Aga Pärremus ütles, et uuta mind ära. Siin ma pean panema 61. Hallo? Bratan, kuule, sa oled siin 61 joontega või? 61 joontega, jaa. Davai. Sa oled juba riigi ära timminud, või? Ei ole, Pärremees tuleb siia või? Jaa. Ta läks kuradi 2 tundi minuga aega sinna timmimiseks. Jah või? Jaa. Mis häda on siis? Sa panid Hakkab maha. Mis? Ta paneb sulle planteri ees, vaata, sul on need ogad seal keerleb. Ongi nii või? Aga miks see maha paneb? Mis see teeb? Ta lükkab selle kuiva mulla nappu ja siis teeme läheb värga mulda. Näed. Need on nagu kuradi sinu käed ju. Need kui kuradi mulda puutuvad, siis lähevad kõik asjad märjaks kohe.
Error. Nagu näha, siis seemendaja ei tee oma tööd. Ta ei ole kuidagi surrub liiga jõhkralt seda, no vaata. Ja see ei ole see, jah. Vaata, kuradi, isegi seeme ei lähe mulda. Seeme siin väljas niimoodi sipsi. Midagi on pekkis igatahes, mina ei tea, mida muuta. Ma olen kuradi backpacker. Ega kurat, ega see maatöö liiga lihtne ei ole. Sellest päris huvitav, vaata, et nagu ma olen teinud nüüd 1, 2, 3, 4 põldu. 4 põllu peal käisin ära, aga enne igat põldu peremees tuleb ise kohale ka, vaatame üle. Ja ongi nagu, see põld on nagu tegelikult võrreldes teiste põldudega väga-väga palju erinev. Sest siin ongi see, et vaata, siin on need suured, no kurat, ma loodan, et sa näed, noh, kuradi, ikka näed, suured tükid on siin. Ja see on see, et see, miks me need kuradi nokad ette panime, vaata, et ongi, tema lükkab selle tugeva tüki, lükkab eemale. Ma ei oska, ma ei tea, mis see nimi on, aga et tema lükkab siis selle tüki eest ära ja nagu selle kuiva mulla lükkab ka eest ära. Et seeme saaks minna ikkagi märga mulda, et me ei peaks seda niisutust kohe tegema. Sest üks põld veel on seal taga, kus me peame niisutust tõenäoliselt suht kohe tegema. Et see ongi see, et kõik põllud on tegelikult justkui nagu... Ega see on see, et oma pere lapsed, aga igal lapsel on mingi oma mure, vaata. Siis iga lapsega peab käituma nii, nagu temaga on vaja käituda. Et praegu ongi see, et no nüüd ma pean kuradi nii palju vaatama. Enne ma ei vaadanud midagi. Nüüd ma pean vaatama seda, et kas see kuradi hammasratas, mis seal ees on, kas ta lükkab liiga palju mulda ära. Sest nagu sa näed, noh, tõenäoliselt, vaata näed või? No natukene näed. Vaata, mul praegult on siin üks vagu. Seal on natukene, see on siuke piiri peal märg. Et natukene võiks olla kõrgemal seda, sest ongi see, et kui ta on liiga madalal, siis ta lükkab liiga palju mulda ära. Et ongi, et kui ta lükkab nagu liiga palju seda mulda ära, siis seda me ei taha. Me tahaks, et see vagu oleks ikkagi nagu kõrge, sellepärast siin hakkab vesi jooksma vahelt. Ja kui see kuskil tuleb mingi blokaad ette, siis tal on väga lihtne minna nagu kõrvalvakku. Ja kui me niisutame, siis noh, ma ei tea, kas sa mäletad, me niisutame üle 1. Ja sinna, tegelikult me teoorias tahame, et vesi tuleks ainult ühest vaost lõpuni. No, niisutamise lõpus ei ole seda, sest ongi see, et seal tekivad, kui see ajad märjaks selle, siis tekivad praod sinna mulla sisse, siis ta kuskilt ikka leiab tee kõrvalvakku. Aga me tahame seda, et alguses kindlasti, siis on vist veekadu on väiksem ja ilmselgelt on veekadu väiksem. Et see ongi, meil ongi see põld on siis nii-öelda siin farmis praegult on viimane. Teeme selle ära ja siis me lähme sinna teise farmi, teeme seal ka paar põldu. Ma praegult vaatan seda, et kui me arbuusi panime, siis seal oli kirjas, et meeter või? Pane meeter! 80 centimeetrit. Pane meeter need. Meeter oli vist see seemne vahe. Siin on mul keskmine seemne vahe on 7,3 sentimeetrit on keskmiselt kahe seemne vahe. See populatsioon, mis see siin on, see on 137 praegu. See ütleb mulle seda, et iga 10 meetri tagant on 137 seemet. Ma nüüd ei tea, et kas sest mul on 12 meetrit on see kabilai, kas 12 korda 10 või siis 1 korda 10. Pigem 12, ei. 10 meetrit, ei, 12 korda 10, jah. Jah. Ütlen ausalt, ega see kuradi nutitelefonid on selle arvutuse mul täiesti katki teinud. Nagu täiesti katki. See on väga lihtne arvutus, kui iga 7,3 sentimeetri tagant läheb seeme, siis 10 meetri peale palju on. Algklassi matemaatika tõenäoliselt.
aga vaata ei oska. Et see kuradi nutitelefon hea asi küll, aga kuradi ajutööle nagu liiga head ikka ei ole raisk. Palju see on siis? Peab selle kätte võtma ja arvutama siis. Aga ikka ühe vao peale läheb, 10 meetri peale läheb 136 seemet. No võt. No ikka läheb neid seemneid, Väga palju ju. No ma ei tea, kas on palju või vähe. Nii. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Up. Siin on see muld ikka maru märg teistes nagu, kui ma pööran vaata, siis noh, ma esirattaga lähen selle vao peale. Ja siin tuleb väga palju seda märga mulda välja. Et see põld on päris niiske. Fuck you, I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Parem. No peremega iga see põllu algus. Vaatame üle, kui sügaval seeme on kõik see asi. Siin saab timmida, ütleme, palju neid asju on, mida saab timmida nii-öelda mehaaniliselt. 1, 2, 3, 4 siis. Üks asi, mida sa saad timmida, on see, mida näid ka tõenäoliselt. Ma arvan, et ma siis filmisin. Et see, et kui sügavale seeme läheb. Järgmine asi, mida sa saad timmida, on see, et seal taga on vaata 2 ratast. Kui suur surve nii-öelda nendel ratastel on, et kui palju ta seda, no see ei suru seda seemet enam sügavamale, vaid et kui palju ta nii-öelda mulda peale surub sellele seemnele. Järgmine see on siis need ketid, vaata. Need ketid on ka veel, et läheks veel seda mulda sinna peale. Ja see teeks selle siledaks, on ju. Ja siis nüüd on see, mis meil siin see ees, vaata need kuradi trimmeri kettad. Ongi kuradi trimmeri saeketas. Trimmeri kettad. Ja no siis saad siin kompuutris veel igast asja nagu näppida, vaata. Et ei ole... Kuradi, mis mul on kast number 6 ei taha sest oligi see, vaata, muidu me alguses panime 130 seemet 10 meetri peale. Aga siis me muutsime selle 140 peale. Miks? Sellepärast vahepeal tulevadki mingid errorid, vaata, siin mul üks, no need kollased, need ei pane nii-öelda nagu 140. Aga see 130 on see, mida on nii-öelda nagu, see on see eesmärk. 130 seemet 10 meetri peale. Ja siis me panime rohkem, et siis 130 läheks kindlasti ja mõnda siis kohta läheb lihtsalt siis rohkem. Põhimõtteliselt on see loogika. Ma nüüd ei mäleta, mida ma sulle rääkisin siis, kui ma seda sorgot maha panin. Aga ma arvan, et ma olen kõigest rääkinud, mis selle planteriga on, või no selle seemendajaga. Ei tea, et midagi oleks, mida ma saaks veel rääkida. Mida me veel tegime? See, et
vaata seal, kui esimene sõit, mis mul oli täiesti ongelma, oli sellepärast, et mida ta tegi? Ta tõstis, ta pani, mul on siin taga peaks sellel kabjal peaks olema 4 ratast. Mul on praegu 3, sest üks läks katki. Ja see ratas, mis siin traktori taga on, need kõik rattad olid samal kõrgusel. Aga see ratas, mis traktori taga on, see vaata, ta ei lähe sinna täpselt keskele, sellepärast, et minu traktori ratas on ka vaata selle koha peal, siis tema ei lähe täpselt vao keskele, ehk siis ta tõstis seda natukene kõrgemale, ehk siis, et see ratas, mis sealpool on ja see ratas, mis sealpool on, et nemad hoiaks seda nii-öelda keskkohta, et see me läheks vao keskele, siis nii-öelda, mitte vao keskele, vaid vao peale keskele, saad aru küll, eks ole, vaata, ma pööran. Ehk siis, et ennem oli see, et see ratas, mis siin traktori taga oli, see hoidis tõenäoliselt kõige rohkem ja siis kabi ei saanud minna, kabja need äärmised rattad ei saanud minna sinna vao sisse sinna keskele. Siis me tõstsime selle ratta natuke kõrgemale, ehk siis, et põhiraskus oleks nii-öelda nagu äärmistel ratastel. Ja nüüd läks see, kabi läheb siis nii-öelda nagu täpselt sinna 2 vao keskele ja nüüd on seeme läheb ka õigesse kohta. Ennem läks vaata seeme sinna ääre peale. Täiesti väga loogiline, aga ongi see, et kui mul on see, ütleme niimoodi, et kui paremast ei oleks sinna. Eks ma mingi hetk nagu mõtleks välja selle, no ma saan sellest ka aru, et vaata, minu ajutegevus nagu nii õhkralt ei käi, kui perremees kõrval on, siis ma tean, et tema nagu mõtleb, et ma olen see fucking backpack seal kõrval, kuigi see ei ole kõige parem. Sest ma tean, et kui ma oleks üksinda siin, siis ma leiaks pigem päris kiiresti selle lahenduse. Siis mul ei oleks muud valikut, ma pean nii-öelda justkui nagu endale lootma, et ma pean ise selle lahenduse leidma. Aga kui see perremees kõrval on, ega ma ei tea, mida teha. Et selles suhtes tore oleks tegelikult mõelda nagu niimoodi, jah, et mina pean selle lahenduse välja mõtlema. Sest temaga on nagu hea ka, kui ütleb mingi lahenduse, siis ta mõtleb ja siis ta ütleb sulle, et kas see on hea või halb. Kui on hea, siis teeme seda, kui halb, siis ta põhjendab, miks see on halb. Ja niimoodi ongi kõige parem juhtida. Kuradi, aga mul see... tegelikult see vist on normaalne. Selles on hea, et meil ühe korra see manager käis ka seal. Taal ka nagu tahab ka arbuusi saada. Tuli vaatas ka põllu üle, ütles, et kuule, et paar päeva ei ole vaja veel niisutada. Las ta olla. Ossa, kurat. Kuradi Filippe helistab raisk. Vaada nüüd. Kuuldavus, sa tahad ära tappa või? Kui kõvasti ta sul vabu surub, kas sul nagu... ta surub kogu aeg ühtlaselt või? Sa mõtled kast või? Need trimmeri kettad või? Jaa, nad teevad seda vagu nagu suruvad alla poole. Ja, sul on võitit või? Jääb sul muld märg sinu taga või? Ei saada. Kas, kui sa oled üle käinud, kas siis on muld märg sul? Proovi uuesti, ma ütlen revid maha. Kui sa sõidad nüüd, paned seemne maha, kas sinu tagant jääb järgi märga mulda kah? Jaa, jääb küll, jah. Kui palju? No see ongi mu probleem, et nagu sõltub olukorrast. Sul on hullem pilt või? Ei, no sul ei ole ikka mitte. Mul on täitsa märk ikka. Mul on külgede peal ka märg. Ai, see on väga palju. Ta hommikul sättis mulle niimoodi, et külgede peal oli ka märg. Ütles hea küll, mine. No see kolmas, seda justkui ei peaks täppima, see on siuke piiri peal normaalne. See mul ei ole sellist. Ja no me timmisime rõhve ja kõik asju timmisime. See on mingi problem child. Vaata jälle midagi uut ja põnevat. Vaata, siin ees on siuke uss sees on ju. Sellel põllul oli siin ääres oli hästi palju neid usse. Siis tehti selline asi, et kõik need vaod olid juba valmis tehtud on ju. Aga siin oli 4 rida oli usse täis. Siis tehti niimoodi, et
kobestati muld jälle ära, et saaks uued need vaod teha. Mida see nüüd tegi, nagu sa näed, ma lömastan need vaod täiesti ära. Sellepärast ongi see, et me tegelikult neid vagusi hakkame ju tegema jaanuar-veebruar vist juba. Et selle ajaga saab see vagu nii-öelda nagu tummiseks minna. Et ongi saab päikest ja vihma ja kõik on, saab tummiseks minna. Aga siis tõenäoliselt need uued vaod tehti siis, mind ei olnud siin siis mingi juunis siis või? Midagi sellist, vist oli juunis, jah? Ja siis selle ajaga pole see vagu nii-öelda saanud kivistuda. Ehk siis nagu, kus sa siukest asja peaksid teadma? Mina küll ei oleks elu sees arvanud seda või teadnud seda. No samas nüüd mõtled, et on loogiline, et see on pehme kuradi muld, mis sa kuradi kokku paned, aga ta kivistub ära, vaata. Ega see põllumajandusega see kuradi lihtne asi ei ole. Ma loodan, et sa said aru, mida ma praegu teen. Sellest jutust, mis ma rääkisin. Ja kui ei saanud, siis see on sinu probleem. Mina enda arust seletasin väga hästi. Aga meil ongi nüüd jah, see on viimane sõit tagasi. Ja siis me läheme sinna teise farmi. Sest me läheme teeme sinna sellise asja, et paneme sellise põllu peale, kus niisutust ei toimu. Nii et sa näed siis, kuidas see värk käib. Väga palju erinevat ei ole, aga natuke erinev ikka. Aga me ei tea, kas me täna õhtul sõidame. Tund aega on aega, pigem ei sõida vist, aga vaatame. Ega peremeel, ma näen, ta ikka natuke närvis. Ja peab olema ka, ne? Sest see on justkui nagu see hooaja nagu kõige tähtsam asi, et sa oled terve kuradi aasta oled seda põldu ette valmistanud. Ja nüüd, kui seemnepanek läheb persse, siis ongi kõike tegelikult. Karjus korraks, ma ütlesin talle, et ledid auto, lase minna, karju veele. Ei muidugi, ma oleks ise ka kettas, see on päris jõhkõr vastutus tegelikult. Ja ikka miljonid, ja. Ei ole niisama paarsada eurot, ikka miljonid on sinna. Põhjali järgmine varm on, nagu ma eile ütlesin, siis me lähme nüüd külvame seemet sinna, kus niisutust ei toimu. Ja miks niisutust ei toimu? Sellepärast, et ühes kohas näitasin, et ühel põllul vaata meil praegult ka need vennad panevad seda põldu loodi, aga sinna, kus me praegult lähme seemendama, külvama, sinna pole need vennad jõudnud, kes teevad selle põllu loodis. Tegelikult siin oli päris palju põlde oli, mis ei ole loodis. Ja kui põld ei ole loodis, või selle õige kalde all, siis niisutamine, see ei ole hea, ei saa teha õiget niisutust. Siis pannakse seeme lihtsalt niisama maha ja loodetakse ilmataadile, et ilmataat annaks õige koguse vett. Tiit ja Sandra on seal ees juba. Nemad viisid eile põkka ära. Mingi number 6 põld on, ma ei tea, kus see täpselt on. Näppi pealt vaatama. Kuradi, ma ei saa aru, mis jama on. Hommikul see tutikas põka, vaata. Hommikul jumpsis juba üle 10 kilomeetri tunnis ja sõitnud. See on päris huvitav, et nendel põkadel on mingi kõikidel nendel John Deere'idel, ma ei tea, kas absoluutselt kõikidel põkadel nüüd on see, et kui mingi häda nendel on, siis nad üle 10 kilomeetri tunnis ei sõida. Palju on siis 99,3 on, kohe tuleb kuradi 100 tundi täis selle traktoril. Vaata need hunnikud siin on jää. Põhimõtteliselt sama nagu seal mandlifarmis, et see on ka kompost, aga see on sellest kottoni nii-öelda ülejäägis, siis vaata, kui seal kottoni palli sees on need lehed ja kõik need, see tuleb siia. Ega see väga orgaaniline ei ole, sellepärast, et sinna
sinna pannakse kotoni sisse, pannakse normaalselt neid mürke, vaata, ega ta full orgaaniline ei ole, aga kuhugi nad panevad seda mulda. No see on pigem, no viljakam kui tavaline muld. Ja siin see kõrvalfarm, see on natukene suurem isegi. Ega see ongi see, et no ma ütlen ka seda, et noh, see farm on mul pigem nagu selge. No ütleme, seal, kus ma igapäevaselt töötan, see on täiesti selge. Kõik teed. Siin, selle tee peal ma traktoriga pole kunagi sõitnud, aga autoga olen sõitnud, see hakkab vaikselt selgeks jääma. Et see on see, et kui sa kuskile uude farmi lähed, ma arvan, et isegi kui mina läheks kuskile uude kotoni farmi, ega alguses ei saa ikka mitte midagi aru, kus sa oled. Need alad on ikka nii massiivsed sinna. Tegelikult ei saa nagu mitte midagi aru, kus sa oled. Aga kurat, ma ei tea, mis taim see on. Mälet mingi kuradi chicken, mingi asi oli. Aga see on ka vist pigem loomasööt. Ma arvan, et sinna samamoodi, et vaata, kahele põllule ma panin seda sorgot, on ja seal oli mingi haigus sees, võib-olla siis see paneb mingi teist vitamiini põllule, eks ole, on ja ma küsin peremehe käest, et mis, milleks see on seal, ja kuradi, mis kell on, kaua ma sõitnud olen juba siia. Kell on 7:37. Ma mingi kuradi 1,5 tundi olen peaaegu sõitnud siia. Kuradi äge reis, 3 planterid. Sandra, Felipe, ja. Mingid teised ülemused on ka siin kohale. Jeuska, kuule see Mitkini see satelliit on 24 või? Ei tea, see on ka praegu pani pusas. Noh, vana sitte. Läks see sisse? Ei saa sisse või? Vot! Iso TV 4, okei. 4, 0, 1, 0. Блядь, ma supervisor. Noh, nüüd tuleb natuke aega, jah. No pitt. Vaata, seemendan. Eile tegi vanematega videokõne ja ütlesin ka, et seemendan. Ema ütles, ei, külvad. Ei, seemendan. Ja vaata, kui seda niisutust põldudel ei tehta, siis pannakse niimoodi, et 2 tükki, 1 vaba, 2 tükki, 1 vaba, 2 tükki, 1 vaba. Selle point on see, et kui paneks igasse ritta, siis need taimed tahavad kõik hästi palju vett, on ja, et koton tahab päris palju vett, et siis vett ei jagu neile. Tõenäoliselt on see. Ja siin me paneme, vaata, kui me panime nende mägede peale, vagude peale, siis meil oli populatsioon oli 140, praegult on 120 on pandud populatsioon, ehk siis siin läheb iga 8,4 sentimeetri tagant seeme, seal oli ka 7,3. Ma võtan kiirust vähemaks, sest minu peremees ütleb, et sõida nii kiiresti kui saad, noh, kui sul on see kõik on rohelises, siis sõida põhimõtteliselt nii kiiresti kui saad. Nad ütles, et ära üle 12 mine, aga ütles, et siis kui näed valget autot, siis võta hoogu maha. Temaga ongi, sa teed nii nagu mõistlik, aga siin kuradi see paberitega vend ja kõik see ütleb, et ai, kuradi, sõida kuradi 3 kilomeetrit tunnis. No tegelikult oleks, vist nemad ütlevad, et 8-ga peaks sõitma, aga mida ma kuradi venin siin nagu tatti. Kuradi mingi kärbes on siin.
aga seal on kaks autot, ma võtan hoogu, ma võtan natuke maaks, praegu panen 10 peale. peremees praegu vaatab selle seemne sügavuse ka ära. Kui seemne sügavus on õige, siis on kõik väga hästi. Ma arvan, et me panemegi siia selle seemne praegu sellepärast ära, et praegu on see niiske. Et ta saaks hakata kohe kasvama, see seeme. Ma saan sellest väga hästi aru, miks sellele managerile, kellega mina töötan, miks talle meeldivad eestlased. Siin olid praegu kõik väga kuradi ninamehed koos, on ju. Ja kurat ainult vatravad. Tööd nagu ei mõistagi teha, on ju. Me kurat tõmbleme, minu manager ka niimoodi tõmbles, et kuradi traktorid tööle saaks vaata. Nüüd vennad taga lihtsalt jutustavad seal. See ongi see kuradi tööeetika. No siin on see, et väike paistab, on ju, take it easy, võtame rahulikult, on ju. Ja ma saan aru sellest, vahepeal ongi, ma olen ka see, et kui ma näen, et saab slangida ja mõnus on ja ei ole kiiret, no slangime, pole midagi teha, no rahulikult võtame, on ju. Aga kui nüüd on siuke päev, kus davai, teeme ära nüüd, no siis saab kuradi traktorid jooksma, on ju. Saab traktorid jooksma ja siis hakkame slangima, davai, sellega ma olen nõus. Aga kui praegult on vaja traktorid tööle panna, on ju. Ja siis sa kurat jutustad, on ju. Siis kurat kaela peale sulle, turja peale sulle siukse laksu, et ise ka ei usu. Aga siin ei saa kellelegi midagi öelda, no. Siis kõik on ju kuradi nina vennad. Oleks mina see bossmees siin, ma oleks hommikul niimoodi karjunud nende peale. Mida te vahite sinna? Teeme töö ära, no. Oleks niimoodi karjuma hakanud. Mul oli küll siuke tunne, et nagu, mida sa vahid? Mina te kuradi backpacker teen rohkem tööd kui sina kuradi, kes tead asjadest, no. Ja sellepärast mulle enda manager meeldib ka. Tal on ka see mõtteviis, et nagu vahepeal teeme rahulikult, on ju. Aga kui on vaja täna teha, praegult nüüd siin on vaja teha, siis kuradi teeme täiega. No see on minust nagu õige mõtteviis. Ja nagu kogu aeg ei tasu ka hullu panna, on ju, vahepeal rahulikult, on ju. Paneme tupsi, teeme tobi, on ju, võtab rahulikult vahepeal. Aga kui nüüd tuleb mingi hetk, kus on vaja reaalselt nagu tööd teha, siis kuradi teeme ka, mitte nagu need siin kohalikud. Need kuradi kooserdavad kogu aeg. Neil on kogu aeg see kuradi smoko ja smoko. Kuradi, te olete ikka veel siin, ma pean tossud ka nüüd jalga panema ju. Ja op! Kuradi üks post on siin. Sealt terve tee siia tagurdama. Sest ma ei tohi, no kuradi, aga see vend on kuradi keeranud seal niimoodi. Mis ma siis ei tohi? Lähedale ma lähen. Kui kiiresti ma GPS-iga tagurdada saan. No mine joonda nüüd. Ja no lõpetage ära nii aeglaselt, ma nüüd ka ei sõida sinna. No kurat, ma ei saa aru, miks ma ei või sealt minna. Sest siin mul samamoodi, ega ta ei ole mul joones, ta vaeb kuradi normaalselt villast. 10 senti mööda, siis on perses. Küsisin peremehe käest, miks ma kuradi sealt ei või minna. Ta ütles, et siin farmis tehakse niimoodi. Meil ei ole ühtegi posti seal. Meie farmis ei ole ühtegi. Ma ütlesin, siin tehakse niimoodi. Okei. Kõrred, seal on üks post veel. Vähemalt Filippel on ka üks post. Ma kõrred, mina pean 2 posti tegema. Noh, kaks tagurdamine. Võttage reaalselt ühe põlluaasta teise mulle. Ei, ma tagurdasin ka mingi 4 kilomeetrit tunnis vist. Kaua sa tagurdad? Ei, 2,9, mul on kuradi 40 senti möödas. Tühi, blядь!
mul oli 62 hektarit ja otsa sai. kõik on otsas või? Ainult üks boks, aga ma panen juurde. Chati käest küsisin, et kui palju seemet saab, mitu hektarit teha saab. Chat ütles umbes täpselt 64, midagi hektarit, 62,8 sai, aga muidugi üks kast sai tühjaks ka. Ma arvan, et see kast on see, mis on kogu aeg õige koguse seemet pannud. Pole midagi vahele jätnud. Ei tule? Üles alla? Proovime üks üle. Ja kohe teisele poole. Noh, on või? Ei ole. Mis sa vaatasid? Ma kuradi hakkasin vahepeal, kui ma siit poolt alustasin, mul hakkas GPS kuradi. Ei, mul ujus ka reegelt. Ma vaatasin enda taha ja kuradi uss oleks. Mul oli ka päris jõkke russ. Mida kohta ja? Pole meie põlda. Up. Lihtsalt me hakkame tagasi sõitma. Aga ta ütles kurat, et watch your speed. Jaa, mul ütles ka. Ütles ka või? Aga mis asja, me oleme kiirustanud või? Kuradi jobe aja, vaata, mis toimub. Tule maha tööle.